tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, mis on enesehinnang. Jõudsime mõtteni, et enesehinnang ei tähenda seda, kui osav või edukas sa oled. See tähendab seda, kuidas sa iseennast hindad. Aga tekib järgmine küsimus. Kust see enesehinnang üldse tuleb? Ja kas mõned inimesed sünnivad hea enesehinnanguga ja teised mitte? Tegelikult on see palju keerulisem. Enesehinnang kujuneb tasapisi ja see algab palju varem, kui me ise mäletame. Mõtle väikse lapse peale. Kui ta õpib kõndima, kukub ta kümneid kordi, kui mitte sadu. Ta ei mõtle pärast iga kukkumist, järelikult ma ei oska. Ta tõuseb püsti ja proovib uuesti. Miks? Sest ta ei hinda veel ennast selle järgi, mitu korda ta eksib. See tuleb hiljem. Kasvades hakkame järjest rohkem märkama, kuidas teised meisse suhtuvad. Meie vanemad, õpetajad, sõbrad ja treenerid. Ja nende tagasiside aitab kujundada pilti sellest, millised me enda arvates oleme. Kui kuuled korduvalt, et oled hoolikas, võid hakata seda uskuma. Kui kuuled pidevalt, et sinust ei piisa, võib ka see tasapisi sinu enesepilti mõjutada. See ei tähenda, et üks lause määraks kogu elu, aga korduvad kogemused jätavad jälje. Oluline on aga mõista ühte asja. Enesehinnang ei kujune ainult sellest, mida teised ütlevad. See kujuneb ka sellest, mida sina nende kogemuste põhjal ise järeldad. Näiteks 2 õpilast saavad kontrollis halva hinde. Üks mõtleb, et ta ei õppinud seekord piisavalt, teine mõtleb, et ta ei olegi tark. Sündmus oli sama, aga järeldus iseenda kohta oli täiesti erinev. Ja just sellised järeldused hakkavad aja jooksul enesehinnangut kujundama. Sama juhtub ka õnnestumistega. Oletame, et saad väga hea tulemuse. Sa võid mõelda, et sa nägid vaeva ja see tasus ära. Või siis, mul lihtsalt vedas. Kui sa mõtled esimest mõtet, siis sa lased õnnestumisel oma eneseusku kasvatada. Teise mõtte puhul sa lükkad selle kõrvale. Nii võivad ka head kogemused enesehinnangut mõjutada väga erinevalt. Enesehinnang muutub ka täiskasvanuna. Sageli arvatakse, et kui oled juba täiskasvanu, siis on see paigas ja enam ei muutu. Tegelikult näitab psühholoogia midagi muud. Meie suhted, õnnestumised, tagasilöögid ja viis, kuidas me neid tõlgendame, võivad enesehinnangut mõjutada kogu elu. See tähendab ka midagi head. Kui enesehinnang on kujunenud, saab seda ka muuta. Siin mängib rolli veel üks oluline asi. Kellega sa ennast võrdled? Kui võrdled ennast pidevalt inimestega, kes tunduvad sinust edukamad, võib jääda tunne, et sa ei ole kunagi piisav. Kui märkad ka enda arengut, mitte ainult teiste tulemusi, muutub pilt palju tasakaalukamaks. Me rääkisime sellest ka sotsiaalmeedia videodes. Me näeme sageli teiste inimeste parimaid hetki, aga võrdleme neid oma tavalise päevaga. See on oluline ka vaimse tervise seisukohalt. Kui inimese enesehinnang sõltub täielikult teiste heakskiidust, muutub ta väga haavatavaks. Üks kiitus võib tuju tõsta, üks kriitiline kommentaar võib selle jälle alla viia. Mida rohkem põhineb enesehinnang ainult teiste arvamusel, seda raskem on seda stabiilsena hoida. Aga mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, pane tähele, milliseid järeldusi sa enda kohta teed. Kas üks ebaõnnestumine tähendab sinu jaoks kohe, et sa ei ole piisavalt hea või näed seda ühe kogemusena? Teiseks, mõtle, kelle arvamus sinu enesehinnangut kõige rohkem mõjutab. Kas nende hinnangud on alati õiged või oled lihtsalt harjunud neid väga tõsiselt võtma? Ja kolmandaks, pööra tähelepanu ka sellele, mis sul hästi välja tuleb. Paljud inimesed märkavad enda puhul kiiresti vigu, aga jätavad õnnestumised peaaegu tähelepanuta. Tasakaalukas enesehinnang tähendab, et märkad mõlemat. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Enesehinnang ei kujune ühe päeva ega ühe kommentaari põhjal. See kujuneb paljude kogemuste jooksul ja just sellepärast on võimalik seda ka tasapisi muuta. Järgmises videos räägime sellest, miks kriitika mõjub mõnele inimesele palju rohkem kui teisele. Sest sama lause võib ühele inimesele olla lihtsalt tagasiside, aga teisele tunduda isikliku rünnakuna. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.